Tere! Käes on oktoober, 2. oktoober on täna, päike soojendab, suvi ei kiirusta lahkumisega ja mulle see täiesti sobib. Seetõttu ma olen täna ka õues, lasen päiksel oma selga paiteda ja räägin teile natukene lõpetamisest. Meil lõppes numeroloogiliselt ja ka astroloogiliselt üks teatud periood septembrikuuga, kus september kui 9. ja lõpetav number lõpetas ka teatud etapi meie elus. Kõigil on loomulikult numeroloogilises mõttes oma enda isiklikud kuud ka, aga sellises globaalsemas plaanis oli 9 üks paras lõpetamiste kuu, nii et siin mõned teadjamad numeroloogid on öelnud niimoodi, et kui te mind praegu siin oktoobris näete, järelikult me oleme suutnud septembri üle elada, sellepärast et see oli reaalselt väga plahvatusohtlik kuu, väga selline aktiivne igasuguste aktsioonide ja provokatsioonide ja probleemide poolest. Nii et kui see on meil õnnestunud kenasti siia oktoobrisse veeretada see aeg ja alustada nii-öelda uut etappi ja uut kuud, siis on kõik hästi, siis on kõik võimalused veel avatud. Aga kuna see numeroloogiliselt, astroloogiliselt nii praegu väga hästi siin klapis ajaliselt, siis mu põhiline sõnum tegelikult oligi seoses lõpetamistega. Ma tahtsin rääkida sellest, miks on meil psühholoogilises võtmes keeruline jätta minevikuga hüvasti, miks on meil keeruline lahti lasta kas lõppenud suhetest oma partneriga, lõppenud töösuhetest, purunenud sõprussuhetest, oma mingisugustest projektidest, mis võib-olla said oma aja elada ja nüüd tuli aeg neid lõpetada ja miks on kõik ma keskendun küll sellistele nii-öelda võib-olla partnerlussuhetele rohkem, aga põhimõtteliselt lahtilaskmine ja selline valu tundmine ja lein käib kaasas kõikide lõpetamistega. Ja küsimus on siis psühholoogilises võtmes nagu sellest, et miks on seda leinaprotsessi, miks on seda perioodi keeruline läbi elada. Kui me keskendume nüüd partnerlussuhetele ja vaatame olukorda, et miks me ikka veel edasi, võib-olla on aega juba läinud, ma ei räägi, et see lõppes nüüd eile, su suhe, aga kui sa oled selles olukorras pikemalt jäänud justkui nagu kinni takerdunud kas oma leina või kurbusesse või võimatusse astuda uusi samme oma elus, ei taha tegeleda näiteks oma elu uueks loomisega, ei ole valmis uuteks suheteks ja see kõik, mis oli minevikus, teeb sulle siiamaani haiget, siis see tähendab seda, et sa pole veel seda suhet õieti lõpetada jõudnud. Aga mis on see, mis annab meile võimaluse suhte lõpetada? Sellest räägin ma natukene hiljem, aga meie mõistus, meie aju hoiab kinni sellest, mis tal justkui nagu kindlalt käpas on. Ja kindlalt käpas kindel asi oli see, mis oli kunagi, mis oli millalgi, mis oli võib-olla siis seotud eelmise suhtega, nii-öelda eelmise eluperioodiga, mis lõppeda kuidagi siiamaani sinu jaoks ei taha, mis teeb ikka veel haiget, haavab, riivab ja sa oled ise enda tunnetesse kinni jäänud ja nendest tunnetest sa ise endale aru ei annagi ka võib-olla veel. Niisiis, meie aju on niimoodi konstrueeritud, et kõik, mis on talle teadmata ja tulevik on meile kindlasti veel teadmata, sellepärast et me ei tea, mis meid selle ees ootab, ongi hirmuäratav. Ja see, mis on olnud, isegi kui see meile ei sobinud, ei meeldinud või mingil põhjusel otsa sai, kui me räägime suhte kontekstis, siis tõenäoliselt oli selles suhtes midagi, mis ei rahuldanud sind või teid mõlemaid, siis need põhjused seal on väga erinevad ja kindlasti nii-öelda kahelt poolt vaadeldavad.
aga see otsus, mis tehtud sai, oli midagi, mis põhines siis sellel, mis oli minevikus kindlasti juhtunud, mis on olnud. Ja isegi kui see ei olnud meie jaoks kõige positiivsem, kõige ideaalsem, kõige nagu perspektiivikam asi, miks ta muidu ära lõppeski, siis see on vähemasti midagi kindlat ja käega katsutavat, millele me saame toetuda. Ja see on meie mineviku kogemus. Tuleviku kogemust meil veel ei ole ja me ehitame oma tulevikku alati üles tuginedes minevikule, see, mis meil on teada. Meie keha on võimeline piiramatut energiat jagama selleks, et midagi säilitada, midagi hoida, aga uuele ausalt öeldes keha jagab, et midagi uut nagu avastada, läbi hirmude minna, keha jagab meile suhteliselt tagasihoidlikult seda energiat, nii et alati on kehale säästlikum püsida vanas, kui minna uude. Niisiis, mis annab meile võimaluse siiski võtta kaasa see õppetund ja vaadata hoopiski tulevikku ja hakata seda looma, sellepärast et kui me pole tehtud üks väga kindel liigutus ja see kindel liigutus on punkti panemine oma senisele olukorrale, millest me siiamaani lahti ei suuda lasta, siis see tulevikus tuleviku loomine, tuleviku visualiseerimine on meil suhteliselt keeruline. Punkti saame panna ainult ühel viisil. Ja see toimub tõesti nii, et sa võtad, mõtled läbi, kirjutad läbi, see on veelgi parem, võtad kohe pliiatsi ja paberi ette ja hakkad kirjutama. Nii, selles suhtes, mis minu jaoks lõppes, olid head need ja need ja need ja need asjad. See, mis mulle selles suhtes ei sobinud ja miks ta katkes või lõppes, on need ja need ja need konkreetsed põhjused. Näiteks, kui me räägime suhtest, siis mul oli oma partneriga ülimalt tore koos vaba aega veeta. Meil oli võib-olla piisavalt finantse ja ühine eelarve selleks, et oma igapäevaeluga kergemal või kergesti toime tulla. Meil olid toredad lapsed ja on siiamaani tõenäoliselt nad ju alles ja nagu võib-olla veel mingisugused plusspunktid, et leia need üles ja kirjuta need enda jaoks välja. Aga selles suhtes ei rahuldanud mind see ja see. Võib-olla oli seal teatud armukadedust, võib-olla oli seal truudusetust, võib-olla oli seal kontrollimist, võib-olla oli seal veel midagi niisugust, mis ei võimaldanud selle suhtega edasi minna. Ja võt nüüd on hästi oluline see, et sa teed oma mõistusele selgeks selle, et võt see, mis ma olen täistunud plussiga, see huvitab mind ka tulevikus ja see, mida ma nüüd nii-öelda jagasin sellesse tulpa, mis ei olnud selles elus selline, mida ma tahan korrata, siis need on nii-öelda miinused, mida ma tahan muuta plussiks. Ehk siis ma võtan kaasa uude ellu ja rajan oma uue suhte, otsin või leian endale partneri, kellega ma kohe alguses ma juba nii-öelda häälestun sellele, et kõik need plussid, mis olid eelnevas, ma võtan kaasa ja kõik need miinused, mida ma enam tänan väga kogeda ei taha, mis mul on olemas, mis mul selja taga on, kui midagi niisugust, mis on läbitud, tehtud ja millele võib linnuksi kirja panna, siis need ma muudaksin, ma tahaksin, et meie peres oleks või minul oleks oma kaaslasega rohkem usalduslikke võib-olla kõnelusi, vähem kontrolli ja rohkem tõesti jällegi usaldusega käib see kaasa, rohkem vabadust, et meil oleks kummalgi mõlemal nii oma ühine aeg, ühine elu, kui ka mõlemal oleks oma hobid, oma elu, oma isiklik individuaalne aeg, kus me areneme. Ja see on see, mida ma tahan järgmist sammu tehes muuta kindlasti. Ja vaat siis hakkab sul tuleviku perspektiiv välja joonistuma, sellepärast et sul tekib absoluutselt kindel teadmine, mida sa tahad kaasa võtta ja mida sa tahad muuta. Mida meie aju teeb? Meie aju on super tubli kõikide asjade ühte patta keeramises. Me
nimetame oma suhte ebaõnnestunuks, me oleme lüüa saanud, me oleme pettunud, me oleme vihased, me oleme kurvad, sellepärast et suhe lõppes, sellepärast et see oli nii valus, sellepärast et see oli võib-olla ka vale, sellepärast et seal oli hästi palju võib-olla valelikkust või mida iganes ja me keerame selle supi kokku koos kõige selle heaga, mis seal tegelikult oli. Nüüd tuleb eraldada pudru ja kapsad, tõsta nad nii-öelda omaette tulpadesse, omaette taldrikutesse ja see, mis oli hea, võtta see nii-öelda baasiks, oma selliseks vundamendiks või äratõukekohaks ja see, mis meile seal ei sobinud, siis see on see, mida me tahame muuta. Jah, võib-olla on raske oma endiste selliste nõrkade külgedega, või selliste kurbade ja valusate kogemustega uude suhtesse minna, seal tuleb võib-olla abiks teraapia, sellepärast et eriti kui sa oled juhtumisi ühte ja sama tunnet erinevates suhetes kogenud, siis uues suhtes see asi kindla peale ei muutuks, sest iseendaga ei tegele selles valdkonnas. Ehk siis sa pead teadma, mis sulle enam ei sobi, sa pead teadma, mida sa peaksid selleks tegema, sa peaksid teadma, missugune sa peaksid olema või milline sa tahaksid olla uues suhtes ja vahel on meil ikkagi tahame me või mitte väga tugevad sellised programmid peal suguvõsast, oma eelmisest elukogemusest, oma vanemate näitel, kes tahab vastu võtta ka seda tõde, et oma eelmistest kehastustest meil on väga palju erinevaid kogemusi. Nii et meil on millest lähtuda, meil on millega tegeleda, nii et ma tuletan või ütleme siis, võtan kokku lühidalt selle, et sa saad minna uude suhtesse kergemalt, sa võtad ette uue eluetapi, sa astud sellesse palju julgemalt, kui sa oled pannud punkti eelnenule, kui sa oled eelnevast võtnud välja kogu selle kasu, kogu selle hea poole, kogu selle positiivsuse, kogu selle toetuse, mida sa eelnevast perioodist said ja kindlasti enda jaoks ka eraldi välja toonud selle, mille sa jätad minevikku, mida on tarvis muuta, mida sa tahaksid teistmoodi nüüdsest hakata kogema, nii suhtes kui oma elus üldiselt, uutes võib-olla ka tööülesannetes, uutes projektides, uutes suhetes teiste inimestega ja siis on sul võimalik astuda reaalselt samme selleks, et jätta maha see valus mineviku kogemus, öelda talle aitäh, sellepärast et seda sul oli kindlasti tarvis. Su hing vajas seda kogemust. Sa said selle kogemuse ja sa oled valmis millekski uueks. Sellisel juhul lased sa oma eelnenud valu lahti, sa annad sellele koha, sellepärast et kui sa seda eitad, siis tuleb suga tirinal uude etappi kaasa. Nii et täna kõike, mis on olnud, pane kindlalt paika need plussid, millega sa tahaksid jätkata ja muuda need miinused, mis sul olid varasemas eluetapis, muuda need nüüd plussideks, lihtsalt keera need enda jaoks sellisesse võtmesse, et need oleksid sind toetavad. Kui sa üksi sellega hakkama ei saa, vahel on see tõeliselt raske, siis lihtsalt tule teraapiasse. Selleks on kindlasti võimalus vaadata, mis sind sellistes olukordades on võib-olla nii kaua kinni hoidnud, sellest lahti lasta ja minna oma ellu edasi. Oktoober on siis, nagu ma ütlesin, alustav kuu, see on aasta 2025 ja pluss siis oktoobri esimene number on tsükli, uue alanud 9-kuulise tsükli, nüüd peaaegu et aastase tsükli esimene sissejuhatav etapp ja ei ole paremat võimalust, kui tegeleda nüüd sellega, et oma elu rööbastele saada, et rajada need rööpad täpselt sinna suunda, kuhu sul on tunne, et sa pead sõitma. Ära vaata tagasi tahavaate peeglisse pidevalt, kui sa sõidad edasi. See on aeg, kus minevik peaks jääma sinna, kus ta jäi, selleks, et sa saaksid keskenduda
ja fokusseerida oma tähelepanu sinna, kuhu sa tahad välja jõuda. Sest usu mind, need, kes sõidavad autoga vastu posti, nende fookus on postil. Need, kes sõidavad, kui sa nii-öelda isegi sellise reaalselt autoavarii kontekstis, niipea kui sa pöörad pilgu sellelt postilt, kuhu su auto on kaldumas tee peale tagasi, sa ei sõida sinna, sa ei tee seda avariid, vaid sa jätkad sõitu turvaliselt, võib-olla väikese ehmatusega, aga sa tuled tagasi kindlale pinnasele. Nii et seda ma sulle soovingi, kindlat pinnast, kui sul on raske, siis ma olen olemas. On ka kindlasti teised võimalused abi leida endale. Aga ära jää üksi, ära konuta, ära nukrutse, ära klammerdu minevikku, mis sul on olnud, ainult sellepärast, et sul tulevikku veel ei ole. Tee ruumi tulevikule mineviku arvelt. Aga armasta seda minevikku, mis sul on olnud. Ja siis tekib selline lootusrikas vaade selles suunas, kuhu su elu sind viib ja kuhu sina suudad oma elu välja viia. Aitäh sulle, ilusat alanud sügist!